Tere õhtust kõigile! Aitäh, et olete liitunud Marta Kraavi eskiisprojekti avaliku tutvustusega. Minu nimi on Mihhail, ma töötan Keskkonna- ja Kommunaalametis kaasamise osakonnas ning ühtlasi olen ka tänase kohtumise moderaator. Lühidalt, kuidas tänane tutvustus toimib. Kõigepealt annan sõna kesklinna vanemale. Seejärel tutvustab projekteerija lühidalt eskiislahendust ning suurem osa tänasest õhtust oleme jätnud teie küsimuste jaoks. Seetõttu palume küsimused esitada pärast esitluse lõppu. Veel üks oluline info, tänast kohtumist salvestatakse ning see on hiljem järelvaadatav. Et ka need, kes täna osaleda ei saanud, saaksid pärast projektiga tutvuda. Aga nüüd annan sõna kesklinna vanemale. Sander, palun. Ja aitäh, ega lühidalt tänase kohtumise teema siis Marta tänava eskiisprojekt ja tegelikult kaks eesmärki, et üks on siis sademevee tõhus ärajuhtimine ja teine pool siis ka see, et kui mingi töö juba ette võtta, siis ma olen igati mõistlik suund on see, et tehakse korraga ära mitu asja, et tegelikult siis selle sademevee süsteemi kordategemise kaasneb ka see, et siis turvalised jalg- ja jalgrattateed, mis sinna tekivad. Ja eks siis täna kuulemegi, et kuidas see võiks hakkab täpselt välja nägema ja siis saavad kõik küsida ja saada küsimustele loodetavasti ka vastused. Nii et lähme aga asja juurde. Aitäh! Aitäh sissejuhatuse eest, aga nüüd annaks sõna projekteerijale. Ja tänud. Tere, mina olen Kirsti ja jagan ka kohe ekraani. Nii, on kõigile nähtav? Ja on nähtav. Nagu ma juba tutvustasin, olen Kersti ja tutvustan täna teile siis projekti, mille nimi on Marta Kraavi maastiku kujundamine, korrastamine, jalg- ja jalgrattatee ning tänavalgustuse projekteerimine ja ehitamine. Ja nagu nimigi ütleb, tegu on projekteerimise ja ehituse hankega. Tellijaks siis on Tallinna Keskkonna- ja Kommunaalamet ja peatöövõtjaks Atemo OÜ. Et mina jagaks selle projekti kolmeks osaks. Esimene osa on siis jalg- ja jalgrattatee projekteerimine ehitamine Tondi tänavalt kuni Marta tänavani ja Marta tänava ülekäigu rajamine. Teine osa oleks sademeveetorustiku rekonstrueerimine, mis on siis siin joonisel näidatud lilla joonega. Ja kolmas osa oleks siis Marta Kraavi rekonstrueerimine ja selle hooldusrajatise rajamine Marta tänava poolsesse otsa. Ja nüüd juba kõigest kolmest osast siis natukene detailsemalt. Nagu mainitud sai, siis rekonstrueeritakse sademevee torustik ja see torustik kulgeb siis läbi kolme kinnistu. Üks kinnistu on siis see tänavamaa osa, mis on siis Alevi tänav, Tondi tänav 2. Teine on siis Tondi tänav 24A, mida ta puudutab. Ja kolmas on Tondi tänav 26. Ja hetkel on plaanis rekonstrueerida lahtisel meetodil. Antud trassis kulgeb Tondi tänavalt Marta Kraavi. Ja lisaks siis rajatakse kahele kinnistule liitumispunktid. Tondi tänav 24A kinnistule ja Tondi tänav 26 kinnistule. Rajatakse nad siis olemasolevate kaevude juurde ja kinnistu piirile tulevad need liitumispunktid. Teine osa oleks siis valgustatud jalg- ja jalgrattatee
projekteerimine, ehitamine. See oleks siis 270 meetrit pikk. Jalgtee laiuseks on 2 meetrit ja jalgrattatee laiuseks 2,5 meetrit. Jalgtee tuleb tänavakivist ja jalgrattatee asfalteeritakse. Ning lisaks rajatakse ka tänavvalgustus, mis hetkel siis on planeeritud eskiisiga raudteepoolsesse külge. Nii. Ja paigutusel on siis lähtutud Tondi raudtee ülesõidu projektlahendusest ning selle projekti raames on teostatud ka liiklusohutusaudit. See on siis võetud aluseks. Ja paremas nurgas on näha ka siis hetkel olemasolev olukord, kus siis rattatee on paremal ja kõnnitee on vasakul. Lisaks on planeeritud siis 2 puhkeala pinkide, prügikastide ja rattahoidjatega ja 100 ruutmeetrit madalhaljastust. Kolmas osa oleks siis Marta kraav koos uue hooldusrajatisega. Projekti käigus siis rekonstrueeritakse 160 meetrit kraavi. Siin fotol on näha, milline ta hetkel on, et ta on selline betoonist vann või küna, kuidas seda nimetada. Ja need servad jäävad siis samasugused betoonist, see lihtsalt uuendatakse ja tehakse korda. Aga ülespoole tuleb siis munakividest nõlv. Ja hetkel on näha, et see Marta kraav siis suubub torustikku ja selleks, et vältida lehtede ja prügi sattumist torustikku, planeeritakse sinna selline automaatne võresüsteem. See võresüsteem siis korjab selle sodi nagu kokku ja liigutab konteineritesse ning aeg-ajalt siis käivad inimesed neid konteinereid tühjendamas. Marta kraavis on veevool üsna kiire ja selleks, et seda natukene aeglustada selle võresüsteemi tõttu, on plaanis sinna paigaldada ka mõned suuremad maakivid, et rahustada seda veevoolu. Nii, ja mis kogu seda projekti siis üldse mõjutab, mille alusel projekteerimine nagu toimub, on siis teatud tingimused. Ja esimene, mis ma kohe välja tooks, oleks siis need maa-alused tehnovõrgud. Et kraavi ja kinnistu piiri vaheline ala on umbes 7-8 meetrit kohati ja selle ala sees on elektrikaablid, olemasolevad küttetorud ja olemasolev kanalisatsioonitrass ja kõigil neil on veel omakorda kaitsealad. Ning lisaks me peame siin ära mahutama ka uue tänavvalgustuse koos kaabliga. Et sellepärast on võib-olla see tee natuke looklev, et leida seda vaba pinda, kuhu saaks paigaldada uued tänavvalgustuspostid. Sest tehnovõrgu valdajad ei luba oma trasside peale paigaldada ei poste, ei puid, ei põõsaid, ei vundamendiga pargipinke, et nad on üsna karmid selle koha pealt. Teine punkt, mis mõjutab projekteerimist, on dendroloogiline uuring. Alal tehti dendroloogiline uuring ja leiti, et seal moodustavad enamuse 4. ja 5. klassi puud ja põõsad ja need puud on juba haigustunnustega, kahjustustega või oma eluea lõpus olevad ja läheb likvideerimisele päris omajagu puid. Et hetkel on seal umbes kuni 20 puud. Ja üks asi, mis selgus ka uuringu käigus, oli, et alal levib võõrliik pargitatar. Pargitatar on
väga või väga selline, kuidas öelda, agressiivne ja hävitab nii-öelda seda, kuidas ma nüüd ütlen, ja ohustab nagu kohalikku loodust. Ja ta on Eestis keelatud üldse. Ta vohab väga kiiresti ja võitlus temaga saab olema päris pikk protsess. Et tehniliselt näeks see protsess siis välja selline, et see ala kaevatakse nii-öelda tühjaks, kaetakse kangaga ja uue mullaga ja hooldatakse paar aastat lihtsalt nii, et järjepidevalt niidetakse. Et ilmselt muud moodi temast lahti ei saa. Ja kolmas siis selline oluline punkt, mille järgi käivad projekteerimise ehitustööd, on siis ka tellijapoolne lähteülesanne tellija poolt. Siin paremal pildil on see pargitatar ka näha, et ilmselt kohalikud elanikud on seda seal näinud. Ta võib olla küllaltki kena, aga kahjuks on ta Eestis keelatud. Ja selline oli siis kiire ülevaade Marta Graavist. Et nüüd ilmselt saab siis hakata küsima. Ja, täpselt nii. Suur tänu selle ülevaade eest, aga nüüd on aeg küsimusteks ja aruteluks. Ning küsimusi saab küsida nii suuliselt, selleks palun tõstke virtuaalne käsi siin koosolekul või saab küsimusi tegelikult kirjutada ka chati, siis ma loen neid ette. Aga esimene käsi on juba olemas. Evelyn, palun. Nii, tere, oleme kuuldel? Jah, on kuulda. Ja, suur aitäh. Minul on paar selgitavat küsimust. Et kas natukene te räägiksite lahti tellija lähteülesannet ja soove ja põhjendaksite neid? See on mu üks palve. Teine palve on see, et andke palun infot, kes teostas dendroloogilise uuringu ja kus sellega tutvuda saab. Aitäh. Tellija ülesanne või lähteülesanne tingimused oligi need 3 nii-öelda osa projektist, et rekonstrueerida sademeveetorustik, rekonstrueerida Marta Graavi, rajada hooldusrajatis Marta tänava poolsesse otsa ja rajada valgustatud jalg- ja jalgrattatee koos Marta tänava ülekäigurajaga. Praegu nüüd natuke arusaamatuks, et kui detailselt või mis te veel ootate, millist infot? Et millised eeldused ja millise finantsprojektsiooni ja milliste põhjendustega just need tööd on valitud, et võib-olla nagu seda poolt, aga ma usun, et see peab olema dokumenteeritud, et vast on hiljem võimalik sellele viidata, et seda saaks lugeda. Aga rohkem on mu küsimus et kes teostas dendroloogilise uuringu ja kus selle uuringuga tutvuda saab? Dendroloogilise uuringu tegi Peep Moorast ja hetkel ta avalikult üleval see dendroloogiline uuring ei ole, et ma hetkel jään vastuse võlgu, et kas me saame seda kuidagi jagada. Mina oleksin väga huvitatud sellega tutvumas, sest et ma olen ilmselt ka üks nendest inimestest, kes on päris põhjalikult seda ala ka ise uurinud ja ma olen ausalt öelda äärmiselt üllatunud sellise väga väärtusliku looduskoosluse ja ka põlispuude degradeerumise väidetele 4.–5. kategooria puudeks ja põõsasteks, mida vaatus koha peal pigem ei kinnita, et sellele alale jääb väga terviklik niisugune lodumetsaline väiksed salud hästi tervikliku ökosüsteemiga. Sellele jäävad äärmiselt prominentsed põlispuud
et seda on lihtsalt väga kurb kuulata, et need ei ole mingi väärtus. Ja võib-olla üks tähelepanek ka, et sellistel linnaaladel sadevete juhtimise efektiivsus, seda saab ikkagi nii-öelda kliimaeesmärkidele vastavalt tagada pigem looduslike alade säilitamise, mitte nende kraavidesse ja juhtimise, asfalteerimise ja kõige muuga. Ja ma natukene avaldan imestust ka selle foto üle, mis siin presentatsioonil näidati, et see tegelikult ei vasta juba selle praegusele Marta kraavi seisundile. See Marta kraav on juba päris uhkelt munakividega kaetud. Need kaldad, mille üle me ka kindlasti mingisuguses etapis võime mõtteid vahetada, et kas see on üldse põhjendatud. Jah, et pigem jah, mul on nagu sellised esialgsed tähelepanekud ja märkused. Aga ma kindlasti kasutan võimalust juuni keskpaigaks neid kirjalikult jagada, et siis oleks nagu kõigil võimalik süveneda. Aitäh! Aitäh, Evelin, teie arvamuse eest. Ma küsiks, Riin, sinu käest, et kas me saame selle hüdroloogilise uuringu lisada veebilehele, kus on ülejäänud materjalid ka olemas? Ma hetkel jään vastuse võlgu, sest et meil tavaliselt on ikkagi niimoodi, et kui projekt on valmis, siis nii-öelda projekteerija annab kogu dokumentatsiooni siis nii-öelda tellijale üle ja siis see nii-öelda tellija käsutuses siis kogu need dokumendid. Et kuna täna me oleme projekteerimise faasis, kus nii-öelda need dokumendid on nagu töövõtja ja me ei ole hetkel ka need uuringud ei ole meile nagu esitatud, et need on meile vastu võetud, et siis see vajaks natukene täpsustamist, et kas me saame seda lisada sinna. Ma oleksin äärmiselt tänulik, sest et vastasel juhul, kui see uuring tekitab selliseid küsimusi, siis ei ole mõtet kulutada maksumaksja raha ja aega projekti valmis tegemisele, kui meil võivad tekkida väga suured lahkarvamused ja põhjendatud lahkarvamused nende eelduste osas. Nii et jah, et ma loodan, et Tallinna linn leiab absoluutselt võimaluse sellise uuringu avalikustamiseks või mingil muul viisil mulle teatavaks tegemiseks, et see kindlasti ei saa olla salajane. Ja, nii, nüüd on üks küsimus ka siin chatis, et Maido jõudis ühesõnaga, tal on üldine küsimus, et mis kraaviga täpselt tegu on, mis vesi seal kraavis voolab ning kui puhta või reastunud veega tegu on. Kersti, kas saate vastata? Saab vastata nii palju, et seal on sadevesi, voolab seal, et kui reostunud ta nüüd on, et neid uuringuid ei ole teostatud ja ei ole ka tellitud, et jah, visuaalsel vaatlusel ei tundunud ta reostunud. Loodan, et sellega vastasime Maido küsimusele. Kas kellelgi on veel küsimusi? Tundub, et rohkem küsimusi hetkeseisuga ei ole. Martin, palun, teil on. Tervist. Martin Menert, praegu esindan Tallinna Looduskoostöökoda
aga minu küsimus puudutab kõrval olevat elamu arendust, mille elanike arv hiljuti oli detailplaneeringu muudatustega 500 kandist vähendatud 250-le seoses kohalike huviga park säilitada. Aga minu küsimus nüüd puudutab minu endist tööandjat, Maa- ja Ruumiametit, kelle käest samuti küsiti elamuehituse arvamust. Ja hiljuti nüüd mõned nädalad tagasi ongi Maa- ja Ruumiamet öelnud, et elamuehituse puhul peaks hoolikamalt vaatama keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamata jätmist. Ja seoses sellega, et keskkonnamõju strateegiline hindamine on kõrval asuvas elamuarenduses praegu just aktuaalselt päevakorral, et kas te olete sellega mingil määral kursis või kaalunud, et kuivõrd nüüd see kraav jääb elamuarendusele väga lähedale, et siis tegelikult on see üsna loomulikul viisil sama looduskeskkond ehk strateegilise keskkonnamõju hinnangu jaoks oluline ala, mida mõõta, uurida ja selles mõttes, et mille puhul võib-olla ei ole pädev üksikpuude dendroloogiline hinnang, vaid just nagu Evelin varem mainis, tervikliku ökosüsteemi hinnang, sellepärast et tänase seisuga näiteks nii loodavalt elamualalt kui ka kraavi kõrvalt on leitud olulise kaitseväärtusega liike, mitte ainult puid. Aitäh! Aitäh küsimuse eest. Palun, kas saame sellele ka vastata? Mul jäi natuke segaseks, mis kinnistust või mis elamuarendusest me räägime? Nii, tähendab põhimõtteliselt küsimus on siis piirkonnas, et mis puudutab Marta kraavist kuni jalgpallistaadionini praegune pargi väljanägemisega piirkond ja selles piirkonnas on jutt ehk, et mis jääb veel edasi, lasteaiast veel edasi. Ehk selles mõttes seal vahepeal ilmselt Madli tänava nii-öelda teine pool Madli 1 nagu vastas olev pargiala või metsapargiala sisuliselt. Ei, meie jah, nii kaugele ei ole selle hinnangu kindlasti läinud, jah. No ma täpsustaks korraks veel, et tegelikult kogu nüüd see Marta kraav ja siis nüüd seesama siis Madli tänava piirkond, kogu see osa, mis jääb, on nagu raudteega paralleelne, see tegelikult on praegune ka üldplaneeringu järgne kaitsemets ja tegelikult sama elamuehitusega on just aktuaalne probleem, et elamuehitusega just nagu soovitaks muuta Tallinna üldplaneeringut, aga üldplaneeringu muutmine nõuab päris kindlasti strateegilise keskkonnamõju hindamist ja sellega seoses, kuna ka Marta kraav jääb praegu just nimelt üldplaneeringu kaitsemetsa alale, see tähendab seda, et tegelikult kui te rääkisite siin puude likvideerimisest, et siis peaks natukene vaatama üldplaneeringus antud kaitsemetsa staatust ja kuidas teie seda tõlgendate. Aitäh! Aitäh selle info eest. Panime ka seda kirja, et sellest kohtumisest kindlasti jääb see jälg selles mõttes, et see on meil nüüd ka kirjas ja vaatame selle teema sisse, et aru saada, et mil määral ja kuidas see täpsemalt mõjutab ka antud projekti, aga igal juhul suur tänu, et infot meiega ka jagasite.
Ma võtan järgmise küsimuse chatist ja küsimus on Maidu poolt ning jalakäija ja jalgrattatee paiknemise kohta. Küsitakse, et mis kaalutlustel on jalgrattarada rajatud jalakäijate ja puhkeala vahele, sest tunduks pigem loogiline, et kergliiklustee rada ja jalakäijate rada oleks ära vahetatud. Ja, et seda sai korra ka mainitud, et see on tingitud sellest, et kui ehitati Tondi raudtee ülesõit, siis sealses projektlahenduses oli ta juba selliselt ning teostati ka liiklusohutusaudit. Ja siin parempoolsel pildil on näha ka, et hetkel on see rattatee paremal ja kõnnitee on vasakul pool. Ja need puhkealad on nagu eesmärgiga lihtsalt enda seal kraavi kaldal. Nad on mõeldud ju kõigile, nad on ju mõeldud ju tegelikult ratturitele, nad on mõeldud jalakäijatele. Et vaadata seda ja nautida seda veevulinat seal. Loodame, et saime küsimusele vastatud ja nüüd on ka järgmine küsimus siin chatist. Magdalena 10/1 majast küsitakse, et aja tagant olev siis rohelus, mida nimetatakse võpsikuks, et kas see võetakse ka maha, sest seal tegutsevad narkomaanid ja seetõttu lastel ei ole ohutu hoovis olla. Kersti, saad täpsustada, kas Magdalena 10/1 maja ees, et mis seal toimub? Kui ma nüüd õiget kinnistut siin vaatan, siis ilmselt jah, et see võpsik ikkagi võetakse maha, et see võpsik ilmselt ongi see sama pargitatar, mis seal hetkel väga intensiivselt vohab. Et see tuleb igal juhul sealt likvideerida. Aga ala ja korrastatakse ja tehakse ikkagi nii-öelda lagedamaks, jah. Aitäh vastuse eest. Siin kirjavahetuses on juba elav arutelu selle kohta, kuidas ikkagi narkomaanidega tegeleda ja mis on nagu paremad viisid selleks, aga ma küsin, Martin tahab kommenteerida. Jah, palun, Martin. Ja tervist. Et tegelikult mina Tallinnas olen küll Mustamäe piirkonna elanik, aga sellesse Marta tänava protsessi mind tegelikult samuti kaasati mõne just nimelt Asula tänava piirkonna elaniku poolt. Ja seoses sellega, et tegelikult on mujal Tallinnas ja samuti ka Marta tänaval tegelikult ka inimesi, kes väga sellest parkmetsast hoolivad sellise ökosüsteemina, nagu ta on. Ja selles suhtes, et kui oli, kes tegi nüüd elamu ehitusele projekti aktsiaselts K projekt, ka nemad on maininud, et projektil peaks olema positiivne keskkonnamõju ja seda nad enda arvates väidavad, et positiivne keskkonnamõju on. Kuid mina küsin omalt poolt, et milleks me peame siis eelmise pargi likvideerima ja uued põõsad istutama, kui see positiivne keskkonnamõju tegelikult on olemas juba praegu. Ja selles mõttes, nagu me Eestis teame, ei ole kohane võrrelda siis narkomaaniat näiteks 90ndate ajastuga. Jah, tänapäeval ka veidikene neid leidub, aga see trend on tegelikult oluliselt kahanenud. Inimestel on probleemid veidikene mujal ja selles suhtes, et
et ainult teha otsuseid selle põhjal, et noh, siin tuleb natukene seda veidikene kaalutleda, et kui ütleme, huvirühm on kas või 100 kohaliku piirkonna ja lähikonna inimest või 1000, kes just sooviksid kas oma elamu lähistel või natukene kaugemal sellist täisväärtuslikku ökosüsteemiga parki, et kas nende huvi on tõepoolest väiksem sellest, kui sinna peaks eksima mõni üksik narkomaan ära, et siin tuleb lihtsalt kaalutleda neid huvide suurusi ja see, mis puudutab pargitatart, loomulikult meil Eestis on Keskkonnaameti poolt ka võõrliikide tõrjekavad, aga ütleme niimoodi, et kui on vaja veesoon korrastada või siis võõrliiki tõrjuda, et mina isiklikult leian, et sellise pisikese, kuid väga kontsentreeritud ökosüsteemi laigu likvideerimine selle kõige nimel, et see lihtsalt on ebaproportsionaalselt vale lahendus nende väikeste küsimuste lahendamiseks. Aitäh. Aitäh, Martin. No, ma võib-olla täpsustaks, et ikkagi Marta Kraavi rekonstrueerimise eesmärgid olid Kersti poolt loetletud, et nad ei ole seotud just narkomaania probleemi võitlemisega eelkõige. Aga ma küsiks, et kas on veel küsimusi? Saan aru, et siin chatis arutelu endiselt käib, mis on väga hea. Ma ei hakka kõiki ette lugema, aga kas on veel küsimusi just projekteerijale? Ja, Martin, palun. Küsimus on ka tegelikult nüüd praeguse avatud kraavi kaldataimestiku teemal. Kas on tehtud piirkonnas ka kaldataimestiku inventuur, millised kaldataimestiku liigid on väärtuslikud ja peale pargitatra on tegelikult seal veidikene taimi veel, ehk et kui nüüd ütleme see vohav võõrlik jätta kõrvale, siis tegelikult on seal ka mõnda aega kujunenud välja selline ökosüsteem, et jällegi, kas ütleme, tasub ära siis nii-öelda need kaldad täiesti puhtaks teha ja kõik ehitada uuesti, kui võib-olla oleks võimalik lihtsalt selline kosmeetilisem tegevus. Ehk teisisõnu, kui nüüd rääkida ka suurest taustast, miks minu poole siis umbes 2 aastat tagasi kohalikud pöördusid ja mille pärast ma hakkasin asja uurima, oligi just nimelt see, et tegelikult Tallinnas ja eriti kesklinna piirkonnas, aga viimasel ajal ka kaugemal kesklinnast on just nimelt on probleem, ütleme, uusarenduste rohkus ja seoses uusarendustega on sellised välja kujunenud pargid ja ökosüsteemid kaovad suhteliselt kiiresti ära. Olen ka ise olnud korduvalt koeraomanik ja selles mõttes, et tegelikult need pargid on peale selle, et värske õhk lähedastele elanikele 24/7, peale selle pargid on ka koertega jalutamiseks ideaalsed kohad ja selles mõttes, et kas ikka on õige nii-öelda parki ehitada uuesti nullist, kui me just saame hinnata seda olemas olevat kujunenud süsteemi. Ja mõistan täitsa muret, aga kui täna seal koha peal käia, siis tegelikult on seal kohati alad, mis ei ole isegi läbitavad ei inimesele ega koerale. Ja see ongi seesama pargitatar, mis seal vohab väga intensiivsel ja suurel alal. Ja ta on kohati läbi tunginud betooni juba, selle sama Marta Kraavi betooni. Samuti kasvavad seal betooni servas puud. Et see puu ju, tal ei ole ju väga pikka eluaega enam, kui ta seal läbi betooni saab kasvab.
et noh, need igal juhul nagu segavad ikkagi seda tööde protsessi. No arvestades seda, et tegelikult nüüd juba mitmesaja aasta tagustelt kaartidelt on sealt lähipiirkonnast kulgenud ka vähemalt ojamõõtu, kui mitte päris jõgi, siis tegelikult miks on see Puudesalu just selliseks kujunenud, kuna see on selline niiske piirkond ja hetkel ongi seal just sellised niiskuslembesed puud kasvamas. Ehk tegelikult nüüd, kui need üksikud betoonplaadid oleks kuidagi neile nüüd mõjunud, oleks juba varem tundma andnud selles mõttes, et me teame ka Tallinnas, kui kasvavad männi või papli või mis iganes juured, on võimelised ka moonutama ka näiteks tavalist musta tugevat asfalti ja see tähendab seda, et ikkagi asfalti või selle kõvakatte olemasolu otseselt veel kui tähendab, juurtel on teisele poole ruumi, siis ühel pool kõvakatte veel ei mõju kuidagi sellele puule ja ma mõtlen, et siiski jah, kuna meil oli ka soov veel osalejatel, näiteks Evelinil saada dendroloogiline hinnang, siis tegelikult on Tallinnas suhteliselt aktuaalne ka uute kaitseväärtuslike puude kaardistamine viimastel aastatel ja selles mõttes, et olenemata nüüd sellest süstlajutust, aga ütleme need, mida teie nimetate elu lõpus olevad puud, need on tegelikult suhteliselt elujõulised ja selles mõttes, et nad pigem oleks just ka iseseisvana kaitseväärtuslikud. Ja nüüd, kui keegi rääkis siin süstlatest, et siis ma soovitan ka terase pilguga vaadata, mis on süstlate kõrval, sellepärast et süstlate kõrval ongi näha neid välja kujunenud ökosüsteemile omaseid taimi. Te võite ise taimeatlased või muud allikad Eestis teha lahti ja veenduda, et seal on tõeliselt ökoloogilise väärtusega taimestik nii maapinnal, süstlate kõrval kui ka need kõrged puud. Nii et selles mõttes, et jah, tuleb natukene osata ka suuremat pilti vaadata ja ütleme, et narkomaanide puhul jah, et veel kord, et nad ei ole tänapäeval nii domineeriv nähtus, kui nad mõnel muul ajastul kunagi olid. Aitäh. Aitäh. Kersti, kas soovid kohe kommenteerida või annaks sõna Eveline enne? Ei, ma praegu rohkem ei soovi kommenteerida. Evelin, palun. Ja aitäh, et ma korra lihtsalt veel võib-olla nagu rõhutamiseks või selgituseks kommenteerin, et Marta Kraavi nii-öelda kui asetada ennast positsiooni, kus raudtee jääb vasakut kätt, siis paremale kätte on tegelikult ka allikate rohke, vanade kaartide kohaselt allikate rohke, võib-olla isegi nagu valgala, mis viitab niiskuslembelistele taimedele. Pargitatraga võitlemiseks on kindlasti paremaid vahendeid kui sisuliselt selle ala betoneerimine või kraavikallaste katmine munakivi kalletega, mis ei ole tänase päeva mõttes üldse enam nagu aktuaalsed, moodsad, kaasaegsed, ei vasta kliimanõuetele, et pigem on vaja luua niisuguseid looduslikke lahendusi, neid tegelikult säilitada maksimaalselt, pigem pikendada nii-öelda seda sadevete imbumist võimaldavat või seda tsüklit pikendada, neid looduslikke alasid pigem laiendada, mitte katta asfaldi või muu nii-öelda tiheda katmikega. Et need ei ole kuidagi, ma ütlen veel kord, ei Tallinna kliimakavadega kooskõlas, kaasaegsete projekteerimistingimuste ja eelduste ja töövõtetega kooskõlas. Ja tõesti on hästi väärtuslik niisugune terviklik looduslik taimestik seal ja väga suure väärtusega põlispuud. Ma julgeks öelda,
et sellesse piirkonda on sattunud täiesti elujõulised, võib-olla Tallinna kõige vanemad või kõige prominentsemad puud. Et kui te natukene selle Võsa vahel ringi vaatate, mida kindlasti on väga hea pieteeditundega võimalik kujundada nii, et võtta ära ka võib-olla sotsiaalselt nõrgema närviga inimestelt hirm, mis on täiesti põhjendatud, et keegi kuskil võib-olla leiab selle ala liiga hea olema, et seal oma sõltuvust süvendada, aga säilitada Tallinnale äärmiselt terviklik ja oluline niisugune ökosüsteemi saar ja veel kord, et tegelikult hoida kokku raha, turvalisus saab sellele piirkonnale lisada hoopis teiste võtetega ja kindlasti ei ole need ka midagi sellist, mis liiklusohtu tõstavad, vaid võimaldavad vaikset ja turvalist liikumist erinevatel viisidel. Et see oleks võib-olla minu kommentaar. Et sellepärast ma enne küsisingi, et mis see linna plaan meie ühist maksumaksja raha laiaks lüüa seal tegelikult oli või mis see tegelik probleem oli, sest niimoodi vaadates ei tundu, et see on see probleem, mida sinna tegelikult sellise suure massiivse arendusega lahendama minnakse. Aitäh. Aitäh, Evelyn, teie arvamuse eest. Kersti, kas omalt poolt soovid midagi öelda? Ega mul väga muud ei olegi öelda, kui tegelikult me ju rajame sinna põhimõtteliselt jalg- ja jalgrattatee. See kraav jääb ju tegelikult laias laastus samasuguseks. Lihtsalt praegu kohe vastus võlgu mingi meetri ulatuses natukene kindlustatakse seda maakividega seda nõlva, et siin ei tule ju mingit peale jalgratta ja jalgtee väga midagi massiivset muud. Et seda pargitatart me ei betoneeri seal, et see jääb ikkagi roheliseks see teine pool, et ja rohkem ma praegu hetkel lisada ei ole. Ja, Evelyn. Evelyn, teil on mikrofon kinni. Ma vabandan, ilmselt jäi see käsi üles, aga ma kirjutasin ka kommentaari lihtsalt veel täiendava, et ma ei hakka seda kordama. Vabandust. Okei. Aga mina võib-olla omalt poolt mainiks, et veel selle nädala lõpuni on võimalik oma tagasiside jätta ka kirjalikult. Ehk siis pühapäevani kaasa arvatud. Ma kohe postitan chati ka linki sellele projektile, kus on võimalik tutvuda nii selle projekti asendiplaaniga, kuid ka sel veebilehel asubki tagasiside vorm, kus saab kõiki need mõtteid samuti ka kirjalikult kirja panna. Kui hetkeseisuga rohkem küsimusi või arvamusi pole, siis ma tänan teid kõiki selle eest, et leidsite aega ja liitusite eskiisprojekti avaliku tutvustusega. Praegu me oleme eskiisprojekti või eskiislahenduse faasis. See tähendab seda, et pärast projekteerimine veel jätkub ning see ongi see õige koht, millal tagasisidet ja oma arvamusi sellele lahendusele ka avaldada. Veel kord suur tänu teile ja head õhtut! Aitäh, nägemist!